niisugused rekollektsioonid, kui inimesed mõtisklevad hea surma üle. Mõtisklevad selle üle mitte selle jaoks, et hirmutada ennast, aga selle jaoks, et mõelda oma kohtumisest Jeesuse Kristusega, kes küsib, kas mina olin hea inimene, kui palju head ma olen teinud. Ja see küsimus ei ole väga kerge. Kui ma unustan nendest tegudest, mida ma pidin nagunii tegema, ja see ei olnud minu hea tahe, et ma olen hea. Kui ma unustan nendest tegudest, mida ma olen teinud inimestele, keda ma armastan, see on täitsa loomulik. Kui palju head ma olen teinud. Võib juhtuda niimoodi, et ma tulin Jeesuse Kristuse juurde tühjate kätega. Ei ole mitte midagi. Ma ei ole teinud mitte midagi. Kas see on hea või halb? Muidugi me peame pingutama, peame midagi tegema. Aga kui me juba tuleme Jeesuse Kristuse juurde ja meil ei ole midagi öelda, võib-olla see on ka iseenesest hea asi. Sellepärast, et siis ma tean, et kõike seda, mida ma ootan, mida võib juhtuda minuga, see kõik on Jeesuse Kristuse käes. See ei ole sellepärast, et mina olen nii hea, aga sellepärast, et ma täiesti usun ja usaldan ennast Jeesusele Kristusele. See üks kurjategija, kes rippus koos Jeesuse Kristusega ristil. Ta tunnistas, et Jeesus Kristus on päästja. Ta sai sellest aru, et ta võib midagi teha tema jaoks. Aga ei hakanud ütlema Jeesusele Kristusele, Jeesus Kristus, no tegelikult see oli minu viga, mille pärast mina praegu pean surema. Üldjuhul mina olen hea inimene ja ei hakanud nimetama neid häid tegusid, mida ta kindlasti tegi oma elus. Ta lihtsalt ütles Jeesus Kristus. Halasta minu peale, pea mind meeles. Väga tihti me püüame esitada, et me oleme head inimesed. Isegi vaadake, kuidas toimub pihitoolis. Kui inimene tahab öelda, et ta tegi mingit pattu, siis toimub, et ta ütleb, et ja näiteks mina palvetasin, ma tegin tõesti ja pärast juhtus, et tegin pattu. Aga üldjuhul ma olen hea inimene. See kurjategija ei teinud. Lihtsalt usaldas ennast Jeesusele Kristusele. Võib-olla siis, kui me ei hakka tuletada endale või eriti Jeesusele Kristusele neid häid tegusid, mida me oleme teinud, aga tuleme tühjate kätega ja ütleme Jeesus Kristus lihtsalt halasta meie peale. See on kasulikum meie jaoks.